Ühesõnaga tere kõigile, kes te olete täna siin koha sisse võtnud ja tegelikult ka kuulajale, sellepärast et see salvestus jõuab ka Kust sa lilleke siia said taskuhääle saate alla nii Spotify'sse kui Apple'isse ja mina juhtumisi olengi selle taskuhäälingu saatejuht Laura Kurs. Mul on väga hea meel, et te siin olete. Mul on väga hea meel, et minuga on täna liitunud Karin ja Sveta. Ja kui te lubate, siis ma natukene täidan seda eetrit esialgu ise. See võib-olla mõjuda mõneti üllatuslikuna, et minuga ei ole liitunud siin Estonian Fashion Festivali avapaneelis mitte ühtegi moetegijat. Aga see oli tegelikult väga teadlik otsus, sest et minu soov on moest täna kõneleda kui sümbolsüsteemist, nimetame seda siis nii. Ja nii Sveta kui Karin on seda vastavalt siis oma nišile ka lähemalt uurinud, et millised need sümbolid on, mis meid ümbritsevad, millised nende ilmnemised on ja nende tähendused. Ja Sveta on koreograaf, lavastaja, luuletaja, kriitik. Ta on lõpetanud koreograafia magistri eriala nii Eestis kui Saksamaal. Täna uurib ta nooremteadurina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõpingutes lavastamise poliitilist vormi ehk teisisõnu, mil moel muutub meie tegevus iseeneses poliitiliseks. Ja Karin Paulus on Eesti kunstiteadlane, kes nii kureerib kui kritiseerib näitusi. Oma akadeemilises töös on Karin peaasjalikult keskendunud ruumiloome sümbolisusele, mil moel mõjutab hariduse füüsiline ruum selle mõttelist edasikandumist ning eluruum, elulaadi. Ja muuhulgas, ma olen kindel, et mu mõlemad külalised on välja pahandanud päris mitu Eesti inimest, aga Karin on muuhulgas välja pahandanud ka Kaja Kallase tema militaarstiilis kleiti tõlgendades. Ja võib-olla kuulajale siin kui kuulajale hiljem kõrvaklappides ääremärkusena ka seda, et moodi võib käsitleda väga mitme erineva nurga alt. Täna teeme meie seda siin nii, nagu see kohe siin lahti rulluma hakkab ja hiljem võite teie ka oma mõtteid sekka öelda ja küsimusi küsida. No vot, Karin ja Sveta, mis mõtteid ja tundeid see teid siis tekitas, kui ma teid siia paneeli osalema kutsusin? Saad alustada? Algselt ma mõtlesin, et kas mul on tegelikult üldse midagi kaasa rääkida siin, et moe teema ei ole tegelikult päris minu ala. Küll aga on mind alati muud ikkagi huvitanud. Ja ma ei saa öelda, et ma nagu olen suur trendide järgija, aga kohe kindlasti on rõivastus mu jaoks ikkagi üks eneseväljenduse vormidest ja viisidest, et mul on väga oluline, mis ma selga panen ja milline ma välja näen, et selles mõttes, et jah, et selles mõttes on mood mu jaoks ikkagi oluline, aga ma pole tõesti moelooja. No mina oleks kindlasti võib-olla tänupüha kalkuni toonud, et tahtsin öelda aitäh selle usalduse eest ja tõesti mul on hea meel siin olla, et olen kuidagi väga elevil ja loodan, et pean välja. Et tegelikult ma muidugi, ütleme, minu kokkupuude moega on siis põhiliselt läbi õpetamise ja kureerimise. Et õpetan siis tulevasi siis ütleme moekunstnikke, disainereid, stiliste, produtsente ja põhiliselt siis läbi disaini ajaloo. Ja tegelikult kureerin ka siis tõesti, nagu sai mainitud, erinevaid näitusi, et näiteks siis praegu Tarbekunsti ja disainimuuseumis avatud väljapanekul on siin see sama siis Mari Lemeti selline ulmeline korsettkleit kunstiobjekt. Ja siis terve hunnik ka ehteid ja siis lisaks tegelikult me oleme Svetaga siis aastaid tagasi ühel sellises ka mõneti provokatiivsel üritusel koos tegutsenud. Selle nimi oli siis Ökomess, et kus me tegime sellist, kutsusin Svetat lavastama rõiva kunstietendust ja sellist nagu
aeglust, mässu ja natuke teist vaadet. Mulle tundus, et suutsime seal siis avada, vähemalt enda arust. No Sveta juba ütles, et tema jaoks on tegelikult rõivastumisega seotu väga oluline isiklikus plaanis. Kuidas sina, Karin, tunned, kas see on sinu jaoks ka eneseväljenduslikult kuidagi tähtis? No kindlasti see on üks osa minu minapildist, aga ütleme, et see ei ole kõik, mis ma olen. Ma vähemalt ise loodan, et ma olen ka kindlasti natuke need raamatud, mida ma loen ja siis kunst, mida ma siis armastan või vihkan ja arhitektuur. Et tegelikult me oleme ikka mitmekesisemad kui meie jalatsid, aga loomulikult siis ka nende põhjal saab nii mõndagi öelda. No Sveta, kas selles, kuidas sina otsustad ennast hommikul riidesse panna, tõlgendub ka see, mida sa parasjagu loed või seisab see sellest kuidagi eraldi? Et see, millised jalanõud sa paned, see on sinu jaoks teistsugune eneseväljendus kui see, mida sa näiteks isegi kirjutad? No kui ma poleks näiteks käinud ülikoolis Eestis ega Saksamaal, tõenäoliselt ma arvan, et ma riietuks teistmoodi ja see sõltub nii mitmeski aspektist. Number 1 see, et võib-olla mul poleks nii palju raha, et osta endale toredad ilusad riideid, kui ma poleks käinud ülikoolis. Number 2, kuna ma olen saanud palju reisida ja see on privileeg, eks ju, ma olen näinud erinevaid inimesi, ma olen näinud erinevaid stiile, mis on ka nagu avardanud minu arusaama sellest, et mis mulle tegelikult meeldib või mis ei meeldi. Ehk siis oleks ma elanud ainult näiteks Lasnamäel, siis ma võib-olla riietuks hoopis teistmoodi, eks. Samuti naisena mulle tundub, et näiteks eile ma just käisin Boobidel, mis on siis BFM-i tudengi filmide auhinnagala ja ma panin sinna üle pika aja sellist natukene nagu paljastavat riietust selga ja ma mäletan, et ma tegelikult isegi nagu ei julgenud eriti lingi liikuda, ma pidin ennast kuidagi nagu kinni katma, sest et ma olin hästi kuidagi teadlik sellest, et mina naisena kuidagi, ma ei taha nagu kutsuda mingit tähelepanu, eriti ekstra veel, et selles mõttes, et kõik sellised asjad, naiseks olemine, teatud ühiskonna nagu segmendist pärit olemine, ligipääs infole, ülikoolile, mis iganes muidugi mõjutab seda, mida ja kuidas ma ennast inimestele presenteerin. No vaata, see on väga huvitav. Sa tõid tegelikult juba selle välja, et naisena, kui sa kannad midagi natukene paljastavamat, siis see justkui saadab välja juba signaali, et sa ootad midagi, mis muidugi absoluutselt nii ei ole, eks ole, aga me oleme harjunud seda ühiskondlikult niimoodi tõlgendama. Aga liigume tegelikult edasi autentsuse juurde. Saateks ettevalmistudes ma lugesin, et autentsus on täna tegelikult juba illusioon ja Gen Z justkui tegi proovi oma avalikku kuvandit siis autentseks kujundamisel, kuid täna on ka see nii-öelda autentsus kujunenud suuresti lihtsalt esteetikaks. Et ühelt poolt on meie ümber teatud inimesed, kes esindavad mingit esteetikat, mis on näiteks edgy või avantgaard, eks ole, et see tundub mässuline, aga sellega see piirdub, et rohkem lugusid sealt alt justkui ei koorugi. Ja mul on teile 2 küsimust, et esiteks, kui autentsed me lõppude lõpuks oma eneseväljenduses üldse olla saame, kui autentsed, originaalsed ja teiseks, kas see on okei, et neid lugusid seal alati ei ole või on see mingis mõttes meie aega iseloomustav selline mõttetühjus, kui võib? Mida sa mõtled nende lugude all täpsemalt? No täpselt samamoodi, kui sa oled teatud subkultuurist, eks ole, sa ei ole kommertsialiseerunud veel, siis tegelikult läbi selle, kuidas sa ennast väljendad, sa räägid ju sellisest suuremast kultuurilisest süsteemist selle taga, mida sa esindad. Me jõuame kusjuures sinna ka, aga võib-olla nüüd te saite mu sellele mõttelõngale paremini jälile. Ma ei tea, Karin, sa noogutasid ka, sa tahad alustada? No, üks mõte võib-olla, mis mul tekkis, on see, et mõnes mõttes on see originaalsus on oluline, aga samas jälle tegelikult tänu sellele, et meil on jagatud väärtused, me saame üksteisest aru, et tekib selline dialoog ja mis paratamatult tähendab, et me mõnes mõttes võib-olla oleme nii-öelda vähem autentsed, aga tegelikult selline üksteisega siis kõnelemine läbi siis ka rõivaste ju tegelikult,
või erinevad suhtlusviisid, et tegelikult see on samavõrra siis oluline ja mulle tundub, et ma vist lugesin kusagilt, et mulle tundub, et kuidagi, et kohati on liiga suur surve, et me kõik peame olema originaalsed. Meil peab olema väga selge identiteet, me peame suutma ennast määratleda ja siis sellisele ütleme libisevusele, ebamäärasusele, mis on tegelikult ju suuresti ikkagi meile võib-olla tavaliselt ikkagi pigem omane, et sellel ei ole siis nii palju ruumi, et ka siis ütleme vastse gümnasisti emana, siis ma tean, et neil järgmisel aastal on kursus nimega siis identiteet. Et mulle tundub ka, et see surve kuidagi ütleme ennast väga selgelt määratleda, kes ma olen ja võib-olla seab vaimses mõttes meile liiga suure sellise surve, aga ma kindel ei ole. Samas jälle mõnes mõttes, kui ma täpselt tean, et olen, ma ei tea, võitlev feminist või siis olen siis teatud, ma ei tea, parteiliini austaja, et see võib-olla annab ka sellise tagala, aga kohati jälle, kui elus on ju see, et elu on nagu seiklus või mingisugune kurviline tee, et sa täpselt ei tea, kuhu sa lähed, et võib-olla see loob ka sellise et sa oled nagu liiga ühes kohas kinni, nii et ma arvan, et selline heitlikkus ja muutlikkus ja võib-olla ka siis mitteautentsus on ka täiesti talutavad viisid olemiseks. No Laura, kui sa mind vaatad, tegelikult Karin ka, et kas te ütleks minu kohta näiteks, et ma olen punkar? Ma isegi võib-olla ei ütleks, et sa oleks võitlev feminist, et võib-olla need roosed plätud natukene viitavad sellele. Aga muidu sa tundud kuskilt maakonna liini pealt Lõuna-Eestist tulevat. Aga vaata selles mõttes, et mina pean ennast punkariks ja ma mäletan 20. alguses ma tõesti kandsin rohkem nagu nahktagisid, Doc Martenseid, selliseid tanksaapaid, olin võib-olla natuke robustsem. Aga ikkagi mul ei olnud mingit harja peas, ma ei värvinud eriti oma juukseid ja ma mäletan, et tegelikult teatud nagu univorm üldse häirib igal pool, et ma nagu tunnen ära inimese, see on seal sellest subkultuurist, see on sellest subkultuurist. Et minu jaoks võib-olla, kuigi ma ei armasta väga sõna autentne, sest et see viitab tihtipeale mingisugusele olemuslikkusele või loomulikkusele, mida ma arvan, et ei ole olemas tegelikult või ta on hästi kuidagi essentsialistlik mu jaoks. Aga jah, et minu eest pigem siis autentne, kui kasutada seda on see, et ma näiteks hinges pean ennast punkariks või punkarlus on mu jaoks teatud maailmas olemise viis, teatud mittekonformsus. Aga see mittekonformsus ei väljendu siis selles, et ma panen endale harja pähe ja pean tingimata siis välja nägema teatud moodi, et teised punkarid mind ära tunneks selles mõttes, et mulle tundub, et siinkohal ma nagu sellist esteetilist väljapeetust oluliseks ei pea, et sellist, et mind tunnevad ära teatud inimesed, et ei, ma arvan, et punk on see, et ma näen välja ja kannan seda, mis ma tahan, mis mul meeldib. Aga jah, ma saan aru, et teatud subkultuuridesse kuulumine, sama nagu see Gen Z, kellest sa räägid, eks ju. Et see esteetika on selles mõttes nagu oluline ja ma tõesti tunnen ju, ma näen noori, aga samas sa saad jällegi aru, et nendel noortel on ligipääs mingitele sotsmeediakanalitele, neil on oluline teatud esteetika, sest nad vaatavad teatud videosid, teatud suunamudijaid ja nii edasi, eks ju. Et niimoodi lugeda inimesi on ka minu arust päris huvitav. Kas need inimesed võivad ka seejuures huvitavad olla, kes neid suunamudijaid jälgivad ja tegelikult grupiti üsna sarnased üksteisele välja näevad? No noorena sa tahadki ju jäljendada inimesi, see on hästi normaalne, et sa kujunemisjärgus kuidagi sa ei teagi, kes sa oled, mis sind huvitab, mis sulle päriselt meeldib, et see tulebki ajapikku või loodetavasti ajapikku. Mõnikord võib-olla ei teagi elu lõpuni, mis sulle meeldib, eks ju. Aga noorena ma arvan, et täitsa okei, et kui on nagu rühmad, kes kuidagi jäljendavad teineteist ja põhimõtteliselt näevadki kõik täpselt samasugused välja. Et ma arvan, et kui ma võtan iseendaga 15-aastase mina peale, siis kõik need tšikid, kellega ma koos hängisin, ma arvan, me nägime täpselt samasugused välja, et me ei saanud nagu eraldada. Ja ma arvan, see ongi okei, et kujunemisjärgus inimene, las me siis samastume ja las me siis nagu imiteerime teisi, et niimoodi see õppimine toimib tegelikult ju. Mis sa arvad, Karin?
ma olen nii pikaldane, ma olen ikkagi eestlane, et stereotüüpselt, et ma jäin kuidagi mõtlema selle üle, et ega ma siis ei oskagi öelda, et ma arvan, et igal viisil on võimalik elus hakkama saada ja siis et kui on soov olla ühtemoodi, et see on tegelikult ju massiline, et minu lemmiknäide on muidugi mitte siis otseselt võib-olla rõivas, aga siis disaini vallas siis Apple, et mis on siis suutnud turustada siis oma tooteid nii, et see on ühelt poolt eksklusiivne ja kõigil on. Et tegelikult see on täiesti, ütleme ju nonsense, kui niimoodi mõelda, aga siis ütleme, see on nende selline turundusmuinasjutt mõnes mõttes, mida siis inimesed armastavad ja kus sellist õnnelikku lõppu leiavad, aga jah, et see on igas vanuses on selline, ütleme, tüüpsus üsna tavaline, et eks see oleneb ju sellest komberuumist, kuidas keegi on kasvanud, kuhu siis teel olnud, et nõukogude ajal ka see defitsiit või mingisugused asjad, mida siis saada oli, et lugesin kunagi elulugudest, et kuidas siis, ma ei tea, valged baretid tulid müügile ja siis või veel midagi sellist ühetaolist, aga teisalt jälle, kui nüüd mõelda, miks mitte kasvõi koolivormi peale, siis võib-olla see kohati annab jälle siis väljendus või sellise ütleme juurdepääsu talutavale väljanägemisele ka neile, kel on vähem võimalusi, et tegelikult see on nagu nii ja naa, et kui on ütleme ongi moes siis sellised ühesugused asjad, võib-olla see ongi lihtsam, et siis sul ei pea mingisuguseid kalleid kulinaid olema. Ja see on ka tegelikult turvaline kanda selliseid asju, mida suurem osa meist kannavad. Mulle tegelikult endale väga meeldivad värvid, et see on tegelikult isegi nagu väga plain outfit. Me panime see õigesti keskele istuma. Just, et mulle nagu väga meeldivad värvid. Viimasel ma kannan hästi palju roosat ja hästi võib-olla üks tore nagu või tore nõme juhtum lahterdamisest. Olin eelmisel nädalal ka Tartus ja siis sihuke üritus nagu ööluule ja Tartu kõik koodid vist olid nagu ühes kohas põhimõtteliselt ja seal oli väga tore vibe. Aga kui ma nagu kõndisin bussi peale, bussijaama ja mul oli roosa kleit ja mul oli roosa selline sulgedega mantel, siis üks noormees sõitis mööda minust, vaatas mind ülevalt alla, ta mingi okei. Ja siis ma küll tundsin, et mida kuradit, et miks ma ei või olla siis sihuke roosa, miks ma ei või nagu olla sihuke, aga see ongi, me kuidagi devalveerime automaatselt kohe värvi või nagu inimesi, kes kannavad kuidagi mingi selliseid võib-olla naiselikumaid toone või lihtsalt ka ekstravagantsed riideid, et selles on midagi sellist demoniseerivat ja sellest ma ei saa nagu üldse aru, et mulle nii väga meeldib, kui inimesed julgevad katsetada erinevate värvidega, erinevate outfitidega, et minu arust see oli nii üllatav, et kui ma tulin oma selles roosas outfitis, siis lihtsalt inimene sõidab mööda ja vaatab, ütleb okei. No ei tea. No moefilosoofias on seda tegelikult kirjeldatud sellisel moel, et kuna mood on läbi oma ajaloo, siis mitte üldse läbi ajaloo, vaid läbi oma ajaloo sõltunud kehast ja olnud keskendunud kehale, mitte meelele, et siis see justkui ongi midagi madalamat, eks ole. Ja kuna moodi modernsel ajal seostatakse enamasti ka naistega, siis on sellele pandud külge ka selline edevuse silt, eks ole. Ja mina võin küll öelda, et minu tutvusringkonnas on näiteks selliseid tõsiseid sõbrannasid, kes ütlevad, et ei, ma ei taha seda selga panna, et inimesed arvavad, et ma olen nagu edev või tahan silma paista. Et mis te arvate, et kas mingid naised ei soovigi endale võib-olla tunnistada, et neile tegelikult meeldib oma väljanägemisega mängida, aga kuna nad ei taha mõjuda pealiskaudsena, siis nad seda ei tee? Absoluutselt. No ma ütlesin, et tegelikult nii mõnigi kord on lihtsam panna ennast natukene selliselt kamuflaažilikumalt riidesse, et sa väga ei eristu, lihtsalt sellepärast, et naisena sul on nii esiteks turvalisem, et ma ei räägi isegi niivõrd edevusest. Aga ma mäletan, et tegelikult ma olin vist 6-aastane ja juba siis mulle meeldis väga selliseid värvilisi riided kanda. Ja ma mäletan, et mu sõbranna, kes oli siis ka 7-aastane, ütles, et ta ei tule minuga hoovi peale, sest et trigger warning, ma näen välja nagu prostituut. Ja see
me olime 7-aastased. Kust inimene teab, kust see laps juba teab, milline naine peab olema, milline ta ei tohi välja näha. Ja ma mäletan, ma sain sellest teksti pikka aega mingisugust sellised, et vau, et päriselt, et kui ma kannan värvilisi riideid jälle vaata tagasi nagu ringiga, et mida me peame nagu teatud, et edevus kindlasti tähendab mingit asja, eks ju. Ja naised ometigi ei tohi välja näha nagu nad meeldiks iseendale, nagu nad tahaks tähelepanu. Et see on selline pingeväli, et jah, nagu kurb selles mõttes. Eks see ole jälle, ongi nagu nii ja naa, et mõnes mõttes võib-olla mõnikord mulle tundub, et jällegi võib piiri pidada. Et kui ma mõtlen näiteks, ma ei tea, pulmade peale, et siis tundub alati see mõneti nagu kurb, et kui on selline pagurama riietusega pruut, et siis on seal tugevad konkurendid või et jällegi siis või mõnes kohas, kus siis ongi võib-olla siis selline nagu eesmärgiks on, ma ei tea, sündmuse selline, ma ei tea, vaikus või midagi sellist, et ma kuidagi ei oskagi seda täpselt defineerida, et eks sa ikkagi teatud mõttes võiksid olla ka siis ennast rõivastades lugupidav siis selle vastu, milline on see kontekst või siis kultuuri kontekst, et see on ka ju kohati väga erinev, aga teisalt jälle, et mis me siis, milline see Eesti oleks palju vaesem, kui meil ei oleks siis, ma ei tea, Signe Kivi. Et tegelikult on ikkagi jälle tore, et on sellist särtsu ja värvi ja julgust ja mitmekesisust ja erinevust ja tegelikult nüüd ikkagi siin, ütleme ka enne siis bussijaamas siis läbi kaubanduskeskuste siia siis sammudes, siis ikkagi tegelikult ka Tartus seda on, seda mitmekesisust, et see tegelikult teeb ju rõõmu, et tegelikult ma ei tea, mulle sellise, kes ma olen eelkõige vaataja, siis see on tore. Samas, kui me mõtleme selle kõige suurema võib-olla lähiajaloos Eestis moe niinimetatud fopaa, ma ise ei pea seda üldse fopaa peale, et siis see on ju Mikk Pärnitsa Kleidis ilmumine naistevastase vägivalla nagu auhinna saamisel Kersti Kaljulaidi juurde. Et ma arvan, poleks ta sinna Kleidiga läinud, poleks ju mitte mingi skandaali tegelikult ju olnud. Et selles mõttes see on minu arust jälle hea näide sellest, et kuidas ühiskonnana me esiteks ikkagi meie arusaam teatud nagu sellest naisesusest või õigest naisesusest või üldse ka naiste, ütleme nii jah, et kui sa ei mahu mingitesse raamidesse ära, siis sa saad põhimõtteliselt väga kiiresti tegelikult sellest avalikust arvamusest ja meediast peksa. Et minu arust see on jälle, mina näiteks ei oleks talle öelnud, et kuule, tunne konteksti ja ära tule Kleidis, et väga lahe, et ta tuli Kleidis ja väga kurb on see, mis sellele tagantjärele muidugi nagu talle osaliseks sai. Ja Miku juhtumi puhul tegelikult on huvitav ka see, et kuidas me ühiskonnana keskendusime sellele, mis on mehel seljas, mitte sellele, mis teemad seal käsitleti. Mida ta rääkis, eks ju. Et kui teisejärguliseks see jälle muutus ja kui suur võim oli sellel, mis tal seljas oli. Et aga kusjuures see, Karin, kuhu sa läksid, ma saan aru, et sa rääkisid tegelikult mingitest normidest ja ootustest teatud keskkondades. See on väga põnev teema. Ma tegelikult olen isegi mõelnud, et ma tahaksin sinna ühel hetkel sisse minna, sest et ühelt poolt ma olen väga sellise isikuvabaduste ja võib-olla mõneti see vastuhaku poolt, mis puudutab seda, kuidas me ennast riietame. Aga minust tekkisid väga kahetised mõtted, kuigi ma sain aru, et see oli selline emantsipatsioon läbi rõivaste, aga ühe naisõiguslasega, kes läks Harvardisse, ta sai vist Harvardis mingi audoktorikraadi ja ta pidas seal, issand jumal, ärge mind nüüd keegi maha lööge, palun, aga ta pidas ja teiega, ta pidas seal kõne suures paljastuses, nimetame seda nii, ta oli väga kaunis, väga lopsakas naisterahvas. Ja ma sain aru, mis oli tema eesmärk selle sammu taga, aga jätkuvalt ma panin ka enda puhul tähele, et mul tekkis küsimus, et okei, ma saan aru, sa lähed sellisesse akadeemilisse keskkonda, ma saan aru, mida sa tahad murda, milliseid stigmasid, eks ole, aga jätkuvalt mul oli see, et ma ei olnud nagu kindel selles sammus. Ma ei saanud ikkagi aru, milline ta siis välja nägi?
kas ta oli täiesti paljas? ei, ta ei olnud täiesti paljas, aga ta oli paljastav. väga paljastav, jah. Ta oli muidugi väga ilus naine. aga kui ei oleks ilus naine. No ma tahtsin talle nagu seda grace'i nii-öelda anda selle eest. Aga vot ma ei tea, me võime muidugi ka sinna praegu sisse vaadata, ma ei ole selleks. Mul ei ole vist mitte mingit probleemi sellega. Üks hetk ka, see oli vist kuu aja eest mult üks Õhtulehe ajakirjanik küsis minult kommentaare, mis on hästi veider. Küsitakse mingeid kommentaare moe kohta. Aga ta küsis, et mida mina arvan sellest, et viimastel aastatel on igasugustele sellistele avalikele üritusele naised ilmunud aina nagu paljastavamates riietes. Ja mul oli nagu, mis see minu kuradi asi on, mida naised ja ükskõik kes endale selga panevad või ei pane. Et inimese keha, mida ta sellega teeb, ei puutu mitte kuidagi minusse. Ja selline nagu mingi uus viktoriaalus või see, et me mõtleme, et naised paljastavad ennast kui õudne. Et me liigume ühiskonnana aina kuidagi sellisesse konservatiivsemasse kohta, mis meid ennast sügavalt häirib. Et minult jah, ma arvan, olen täiesti kui ma olen seal, olnuks ma seal publikus selle naise ees seal akadeemias, ma oleks talle täiesti niimoodi näppu visanud ja öelnud, et you go nagu girl. Et mul ei ole mitte mingit probleemi sellega ja ma saan täiesti sellest actionist aru ka. No tuleb välja, et ka minus on mingi väike konservatiivne nurgake peidus. Ma isegi ei oska kuidagi jälle seisukohta võtta, et mõnetis on seesama selle Miku näide, noh ütleme see sama siis taguotsa teine kannikas, et mulle näib, et kohati võib-olla jällegi, et ühelt poolt on selline lahe, vaba eneseväljendus, aga võib-olla see fookus läheb mujale. Et ma tegelikult ei tea, mis see õige on, et kui ühiskond hakkab rääkima mitte siis sellest naistevastase vägivallast, vihakõnest, äkki on see siis, see ei ole ka hea jälle mõnes mõttes, aga jällegi, et mõnes mõttes ma ei tea, mismoodi see hea lahendus on. Aga minu arvates see Miku nagu olukord selles mõttes, ta ju paljastab teatud neid sammu sümboolseid mehhanisme, millest sa Laura enne rääkisid, eks ju. Et mõneti ta tegelikult kommenteerib vormi kaudu, et sisu oli üks, aga vormi kaudu ta kommenteerib kogu seda sisu. Ja see, kuidas ühiskond reageerib sellele, et mees paneb näiteks kleidi selga ja räägib naistevastasest vägivallast, just näitab seda, et asi on nagu päris lappes. Et tegelikult, et minu eks ta nagu selles mõttes see vorm isegi nagu toetas seda, tagantjärele ma nagu kui analüüsisin seda. Aga meil ühiskonna on esimene asi on kohe reageerida, aga samas see reaktsioon minu arvates näitabki seda sümboolse mehhanismi vägivalda ja hegemooniat. Tulles tagasi tegelikult autentsuse juurde, siis 60ndatel ja 70ndatel andsid teatud subkultuuride esindajad endast irdunud gruppidele sellise nimetuse nagu sell out society. Ma ei tea, kui palju te sellest olete kuulnud, aga need on siis inimesed, kes hülgasid nii-öelda tõelise kunsti tegemise kommertsile. Ehk toonane punk, hipi, varajane hip-hop liikumine, et need olid justkui vastuliikumised siis sell out society kultuurile ja kapitalismile, mida nähti loovuse suretajatena. Ja täna leiame me ennast olukorrast, kus kõigest alternatiivsest saabki justkui toode. Et ma ei tea, kas ma olen originaalne, ma muidugi tahaks mõelda, et olen, et ma mõtlesin ise välja sõna tootestamine, aga jaa. Võib-olla see on juba olemas, aga mulle endale tundub et kõik, mis on meie ümber, see formeerub ümber selleks, kui palju me suudame selle pealt teenida. Ehk siis me tootestame kõike enda ümber ja ma ei tea, Sveta, kuidas sulle tundub, sa oled ka juba nii populaarne. Kas mina ka tootestan sind, et ma sind aina kutsun igale poole või tootestast sa ennast juba ise? Ja ma ise vist ennast ei viitsi tootestada, kuigi mul on teatud nagu brändimist iseenda nagu just nimelt Sveta Grigorjevaga bränd, et selle loomist küll ette heidetud ja minu arvates see on ka misoküünne, et umbes tegelikult meestest me tihtipeale ei räägi kui brändidest, et meestest me räägime ikka kui geeniustest, ärimeestest, lahedatest tüüpidest, kes lihtsalt oskavad raha teenida. Ja naisena sa oled nagu igal juhul, kui sa oskad raha teenida või sa ei oska raha teenida, sa oled ikka kogu aeg tegeled mingisuguse tootestamise brändimisega, eks ju. Et see on see üks osa sellest. Aga kapitalismi puhul on jah see halb lugu, et absoluutselt kõik igasugune vastuhak kaaperdatakse
põhimõtteliselt selle süsteemi sisse, mis tähendab seda, et kõik sellised väiksed oaasid või hetked, kus me tunneme, et nüüd on mingisugune võimalus nagu välja astuda sellest, tegelikult väga kiiresti nagu infiltreeritakse nii-öelda enda sisse. Ja selles mõttes võib-olla nagu kunst on ka võib-olla nagu mingis mõttes ikkagi kas just viimane nagu üks kantsidest, kus mulle tundub, et saab veel nagu selle tootestamise vastu ikkagi nagu aktiivselt kuidagi võidelda. Noh, kui me võtame näiteks kaasaegse või nüüdist kunsti, tantsu, kirjanduse peale, et noh, et kui mõtleme, kui vähe inimesi näiteks neid asju nagu loeb või noh, tarbib, ütleme siis, kasutame seda sõna, siis me näeme tegelikult, et seda ei ole võimalik või vähemalt mingit osa sellest ei ole võimalik lõpuni nagu kaubastada, sest ta on liiga imelik, ta on liiga eksperimentaalne, eksperimenteerib. Ja mulle tundub, et see osa, senikaua kuni see osa on veel olemas, on tegelikult meil täitsa nagu lootust selle tootestumise või selle brändimise vastu ka kuidagi nagu vastu hakata pehmelt, sest et pehme vastupanu on ainus võimalus. Antud hetkel ma näen, et teine on revolutsioon. Ja me näeme, kuidas sellel osas läheb. Ja see on nüüd mul ka kuidagi tekkis mitmed kommentaare, et kõigepealt tõepoolest, et on ju, nagu sa mainisid, et väga tihti siis subkultuurid saavad mainstreamiks, et tõesti seal Sex Pistols, seal on sul seal H&M-is ja muud selle sarnast või siis Von Lõngus on siis Eesti Vabariiki ametlikult kokku lepitud seinapindadel pimeduse varjus, mis on eriti naeruväärne siis meie riiki siis esindamas teistes riikides. Et tegelikult jah, et see on nagu see Lotman on kirjutanud, et kuskilt sealt piiripealsed alad ja asjad, mis on alguses justkui mittekultuur ja mõnes mõttes kentsakad, et minu võib-olla 2 lemmikasja on siis ballett ja noa ja kahvliga söömine võib-olla, et mis on ka siis normiks saanud, et mis on ka kokkulepped, et ilus on vaadata, kuidas varvastel tantsitakse või sa kasutad siis sellist harulist, pulkatasemel harulist tarvikut, et tegelikult see on kuidagi nagu tavaline, aga vastupidi on ju ka tegelikult jumal tänatud, et tegelikult need asjad, mis on olnud justkui mainstream, et siis ka need kohati tõrjutakse kõrvale ja nendest saab siis uus selline teisasus või kuidagi nagu piisavalt imelikkus, et olla huvitav, et on neid praktikaid on ka, et ka rõivastuse puhul ju tegelikult see on päris vahva, et isegi kui nüüd vaadata, et mingisugused praktikad, mida siis kui välismaa inimesed Eestisse tulevad, imestavad, et te siin, ma ei tea, koote ja heegeldate ja mingisugused sellised käsitööoskused, mis on olnud väga tavalised ikkagi globaalselt, siis nüüd on kas elitaarne või siis just vastupidi, siis paljude arust selline midagi sellist, mida siis vaaremad oskasid. Aga teisalt siis tõesti, et ma olen väga nõus Svetaga, mida sa mainisid, et tegelikult on väga hea, et ikkagi on selline kaasaegne kultuur olemas, et eriti just mulle endale, ma tunnen, et see on praegu imetähtis, et väga mugav on rääkida siis moonast ja siis mõõdetavatest ühikutest, ostame droone, tanke ja siis muid asju ja ostame ka inimesi siia Tartu vanglasse nagu vorsti ja kohukest, et siis teisalt, et sul on nagu selline väljendusvabadus, julgus teha teistmoodi, et ma väga hoian pöialt, et me ei lähe seda Tartu kuulsuse Tanel Teini, mis ta siis on, Tanel Teini moodi, et siis et kõik peab olema loov majandus, et tegelikult ka see väljendus võiks olla ka midagi muud, et see ei pea olema kõik rahasildiga seostatav. Kuna sa praegu otsaga poliitikasse läksid, siis mul tuleb meelde üks vestlus sellest nädalast, mille ma pidasin inimesega poliitikast, kes ütles ühe lause. Ma muidugi ei ütle tema erakondlikku kuuluvust ja seda, mis vestluse kontekst. Äkki me saame ise aru. Mis see vestluse kontekst oli, aga see lause oli selline, et lähtutakse pragmaatilisusest, mitte väärtustest.
Vot ja siit ma tegelikult lähen korra tagasi sinna esteetika juurde, sest et esteetikaga seotult on ju ka inimesi, kes ütlevad, et kuulge, et lõpetage nüüd ära, et ma tegelen sellega, mis mulle meeldib, mis teeb minu meelele pai, see on minu jaoks meeldiv kogemus. Ja siis on neid, kes ütlevad, et sorry, aga esteetika ilma tähenduseta on küüniline. Ja minu küsimus sellega seotult ongi see, et kuhu me ennast seal siis täpselt nagu positsioneerida sellel mõistmise väljal võiks. Ja tegelikult mu tuumküsimus, mis puudutab ka seda, kuidas me ennast riidesse paneme, on see, et kas meie eneserõivastamine täna saab üldse olla mittepoliitiline, apoliitiline, kui me tegelikult teame ka seda, millised need tootmisahelad seal taga on. Võib-olla kõigepealt selle küsimuse esimesele poolele vastaks niimoodi, et ütleme siis moeloomingu puhul, seda võib käsitleda ka ju nagu abstraktset kunsti mõnes mõttes, et see ei pea olema siin, ütleme siis nagu sul on selline arbuusilõikuke seostub Palestiinaga, et see ei pea olema sedaviisi loetav, et tegelikult tähenduslikud on ka materjalid, see, kuidas me teeme seda, et ja ka see tegelikult on ju teatud mõttes selline statement, et sa ütled, et sulle on oluline pigem sinu enda väljenduslikkus, et ka see ei ole selline, see on ka asi, mis võib olla inimesele oluline, nii et tegelikult need erinevad viisid on siis tähtsad ja nüüd ülejäänud poole ma juba unustasin ära. Väga pikk küsimus oli tõesti või küsimuste pundar, aga ma hakkasin korra mõtlema selle esteetika peale või et mina näiteks loomseid tooteid ei tarbi. Üritan osta ka rohkem tõesti ka asju, mis on ka taaskasutatud või taaskasutuses, mis ei tähenda tingimata, et ma ei osta tihtipeale ka muid asju ja täiesti uusi asju. Aga minu arust hea näide on näiteks mingi vegan tooted selles mõttes, et või vegan saapad või vegan, ma ei tea, nahktagid, mis iganes. Et põhimõtteliselt, kui ma ostan uuskasutuskeskusest näiteks päris nagu loomsest või nahast asja, ma tegelikult ju kasutan ressursse vähem kui näiteks uus vegan baar või uus vegan nahktagi. Et selles mõttes, et tihtipeale mulle tundub, et ma tean näiteks inimesi, kes lähevad väga leilik, kui ütleme, et tegelikult see on näiteks nahk, aga see nahk on taaskasutatud. Ma ostsin, ta on juba olemas, ma ostan selle uuskasutusest. Selle asemel, et osta mingit uus vegan baari, mingit nahktagi või tanksaapaid. Et sellised asjad mulle tundub, et kui ma mõtlen, et võtta see, kui me nagu ei mõtle need asjad läbi, vaid me lihtsalt nagu põhimõtteliselt esteetika ilma tähenduseta näiteks, et see minu jaoks võib-olla väljendab kõige nagu selgemini seda. Aga jah, ma nagu ei mäletagi, mis poliitikast nii palju ja mina ka ei usu, et me üldse saame välja astuda kuidagi, et see, kui pikad mu juuksed, kui pikad sinu juuksed, et kuidas ma loen, meesterahvad, naisterahvad on sellised, eks ju, kuidas me välja näeme, no see kõik on ju põhimõtteliselt poliitika, et ega me ei saa nagu selles mõttes et sellist maailma, et siin on mood ja siin on kultuur ja siin on sport, et need asjad nagu kuidagi nagu ei haagi omavahel, ei absoluutselt mitte, et need ongi kõik absoluutselt omavahel ühendatud ja vaata, kui rääkida võib-olla ka sinu doktoriõpingutest, siis mina mõtlen alati sellele, et kui inimesed ütlevad, et nad on apoliitilised, siis see on hästi huvitav, sest et tegelikult iga meie valik ühiskonnas on poliitiline. Aga kas sulle ei tundu, see ei tähenda mitte seda, et sel inimesel on võib-olla hästi nagu mugav olla selles maailmas, et sa oled nagu kalavees, sa ei pea mõtlema selle veele, aga on inimesi, kes ei tunne ennast nagu kalavees ja neil ei ole võib-olla seda vett ümber, ehk siis nende jaoks tegelikult olemasolevine või elu ongi tegelikult mingis mõttes ka elu ja surma küsimus. Neil ei ole võimalus mõelda ennast kuidagi apoliitiliseks. Apoliitilisus on tegelikult teatud privileegide olemasolu ja kui sul neid privileege ei ole, siis sa paratamatult mõtled selle süsteemi, nende hierarhiate peale, mille sees me kõik oleskleme, eks ju. Ja absoluutselt, ma tegelikult olengi sinuga nõus ja ma arvan, Karin ka siin noogutab. Ja selles mõttes, et see on selline puhas trafaretsus, et nagu teada on, et kui sa ei lähe, ma ei tea, valimistel hääletama, siis võimenduvad need hääled, nende inimeste hääled, kes on läinud valima, et ja siis see maailm võib-olla on siis
vähem seda nägu, nagu sa ise sooviksid, aga samas, kui sul on üks kõik, et noh, see on ka tegelikult ju väga kurb, et selline täiskasvanud inimese võime vastutada ühiskonnas toimuva eest ja tegelikult ka sekkuda, kaasa lüüa, et see on oluline, vähemalt minu meelest, et seda tegelikult noh, võiks meil rohkem olla, et mulle tundub, et see on võib-olla üks nendest asjadest, mis on jäänud sellisest noh, ütleme nõukogude ajast, kus ju see ametiühingu liikumine ja siis samamoodi siis valimised olid nagu selline petupilt, et aga täna on sul võimalus kuidagi aktiivne olla, et mu meelest seda tuleks ikkagi julgelt kasutada. Kuulge, aga tagasi tulles trendide juurde, siis praegu trendivad need Hiinas tehtud, toodetud Labubu nukud. Ma ei tea, kui palju te neist teate, kui palju siin olijad neid Labubu nukke teavad. No ühesõnaga sellised... Ilmselgelt me oleme inimesed, kes ei järgi üldse trende siin. Mis asjad need Labubu nukud on? No ühesõnaga, need on tegelikult väljanägemiselt sellised väga toredad. Võiks ju mõelda, et lausa vastuhakule kutsuvad nukukesed, kes nüüd on fashionistade kottide küljes, eks ole. Ja ma uurisin ka sellest, et millised trendid on siis kultuuriliselt relevantsed ja millised ei ole ja seal on teatud näitajad täna ja teatud süsteemid, mida siis sotsiaalmeedia uurijad kasutavad. Ja kõige olulisem märksõna siin on see, et trendi olulisus saab määrata läbi selle, mil moel ta tõlgendub teistesse eluvaldkondadest, ehk siis millise kultuurilise olulisuse ta saavutab. Ja mina siis proovisin välja uurida, et millise kultuurilise olulisuse on saavutanud Labubu nukk ja Labubu nuku kultuurilise olulisuse kohta öeldi siis nii, et seda ilmestab siis tema unikaalne disain, strateegiline turundus ja kuulsuste armastus. Ja siis ma lugesin seda analüüsi, see ongi see kultuuriline tõlgendus mingisugusest trendist, mis on meile kultuuriliselt oluline. Ja mul tekkis nagu jälle selline tunne, et kas me liigume nagu mingi väärtustühja ilma poole või? Karin. Sest et kui mõelda ka sellele, kuidas neid nukke toodetakse. Aga võib-olla mina ei saa aru. Mina lihtsalt ei saa aru sellest olulisusest. Ma vist ei taha kogu meie sellist deterministlikku ja nihilistlikku maailma arusaama taandada selle Labubu nukule. Et neid Labubu nukke, ma arvan, on igal ajärgul olnud erinevate nimedega ja et... Lihtsalt see tiheduse aste, mis täna on. No vaat ei tea, selles mõttes, et ma vist viimasel ajal tahan, see on võib-olla ka siuke vanusega tulevasi, et tahad keskenduda rohkem positiivsele. Et ikkagi see, kuna ma tegelen selles kultuurikeskkonnas ja kultuurikeskkonnas, mis ei ole nagu peavoolukultuur, siis mul on nagu väga raske ennast nagu kuidagi nagu siduda mingisuguste nende tühja või tühitähistajatega või nende kuidagi nagu sellisele rohkusele, sest et mina näen ikkagi väga lähedalt inimesi, loojaid, mõttemustreid, ideid, mis tegelikult on just komplekssed, keerulised, nüansirikkad, artikuleeritud, et seal on tähendus nagu tõesti palju ja ta on tiine sellest, et selles mõttes ma arvan ikkagi see teine maailm on olemas veel. Lihtsalt võt küsimus minu jaoks on selles, et kuivõrd me seda teist maailma ka toetame. Aga vaata, see ongi see, et Labubu võib ju trend olla, aga at the end of the day mina ei ole sellest kuulust mitte midagi. Nii et minuni ta pole jõudnud. Ja at the end it's a fading trend. Karin, soovid sa ka Labubu nukke kommenteerida? Mul on ka selline, kahjuks pean ütlema, et ei ole kuulnud sellest trendist, et ma ei tea, võib-olla ma olen jäänud millestki olulisest ilma, aga ongi tegelikult, mis on mõnes mõttes on mood on ka selline midagi, mis põgeneb või see vähemalt see isegi massimood ja isegi eesliin, et see kuidagi nagu põgeneb kogu aeg su eest ära ja sa ei ole kunagi piisavalt moodne, sa ei ole kunagi piisavalt hea, et nii kui sa jõuad soetada omale kõik need vajalikud, ütleme Labubu nuku, siis tuleb uus selline uus trend ja siis sa oled jällegi mõnes mõttes nagu ajast maas
ja kuidagi siin ilmselt selle vastu kuidagi ei saa, et see on ka tegelikult selline turunduslikult ju ütleme mõttekas lähenemine, aga teisalt jälle ütleme, parem on, et sa teadvustad seda, aga siis kas sa sellega lähed kaasa või mitte, et see on see oma asi, ma arvan, aga ja kas see on sisutühi, seda ma ka ei tea, et võib-olla see on ka üks osa sellest eneseväljendusest, et mõnes kohas on ju kasulik omada kõiki neid vajalikku atribuute, sa võib-olla saad paremat palka või siis sobivat tähelepanu, nagu sa ootad, et minu meelest sellega võib ka ise edukalt manipuleerida, et miks mitte. Selles mõttes ma olen Kariniga nõus, et see, mis sul on või mis sul seljas, ka mingid brändid tegelikult ka tarbimine annab ju selles mõttes sulle sümboolset staatust, eks ju. Et me tihtipeale võtamegi tõsiselt inimesi, kes näevad välja rohkem sellised välja peetud või inimesed, kellelt sa näed, et neil on tõenäoliselt raha, et millegipärast me ühiskonnana oleme kokku leppinud selles, et inimesed, kellel on raha, on justkui nad teavadki, kuidas asjad peavad käima, eks ju, et nad oskavad seda raha kokku ajada, see juba näitab ju midagi, mis on just alati nagu hästi veidralt mõjunud, et teatud nagu brändide tarbimine või jah, et nende kaudu me justkui ka ostame tegelikult endale mingisugust tõsiselt võetavust, mis on ikka vot sellises maailmas tegelikult elada üldse ei taha. No näed, ja tegelikult me väga ilusasti sujuvalt liikusimegi elustiili ihaluse juurde, mida kirjeldab seesama põgenemine, aga võib-olla natukene teises kastmes, ehk siis kirjeldades siis erinevusi ühiskonna eri kihtide juures, mis riietamist puudutab. Ja tuleb välja, et üks ühiskonna osa põgenebki kogu aeg teise eest. Ehk siis see jõukam osa keskklassi ja veel madalamatel kihtidel asetuvate eest, kes soovivad näha välja nagu need, kes saavad endale midagi lubada ja need, kes on seal eespool kogu aeg jooksevad ära, et jumal ometi need, kes on minust madalamad, sellised välja ei näe nagu mina. Et kas teie mõtlete ka moest nii, et see on staatuse sümbol või näete te seda ühiskonna loomuliku osana, et mingid inimesed saavadki endale eksklusiivsemaid tooteid lubada kui teised ja see on alati nii olnud ja alati see nii jääb. Ja võib-olla, et kas need sümbolid on vajalikud ka meile ühiskondlikult? No, mul on ikkagi hea meel, et me enam ei ole, ütleme nagu antiigis ja tegelikult hilisemates perioodides, kus sageli siis teatud sellisele sotsiaalsele klassile olid siis sundus seatud, et milliseid rõivaid või ehteid ta võib kanda, et seda meil õnneks ei ole niimoodi, et ütleme siis, et vaene ei või kulda kanda näiteks, et see veel puuduks, aga eks sul ikkagi need ütleme materiaalsed võimalused, et on alati ikkagi inimestel ju erinevad, aga ma ei tea, kas alati siis võib-olla sellised jõukamad inimesed käivad sellise nagu sellise kõrgmoega kaasas, et sageli on need just vastupidi sellised head materjalid, et on sul see sama nimetatud nahk võib-olla, mis peabki kaua vastu või on sul väga korralik rätsepatöö ja siis et see selline nagu mõnes mõttes selline võimalus osta kvaliteetsest, kangast, hästi õmmeldud asju ja siis ka neid rõivaid hooldada näiteks, et tegelikult et kohati on see ka tegelikult võib-olla selline üks nendest privileegidest, et see ei pea olema alati selline see rutlik rõivas, et või siis mõne sellise tuntud disaineri toode, vaid hoopiski selline kvaliteet, mida siis saadakse enesele lubada.
jah, ja siis teisalt ka veel see, et tegelikult jõukamad või rikkamad inimesed või kas me mõtleme hästi banaalse näite peal nagu näitlejad. Tihtipeale nad kannavad ju täiesti mingisuguse selliseid dresse või et tegelikult nende jaoks võib-olla isegi see välimus ei ole selles mõttes enam nii oluline, et seda staatust ka näitab olla mingi muu asi. Et tegelikult, et võib-olla vaesem osa inimkonnast, näiteks nagu mina, et mina peaks justkui tegelikult selle moega või ma võin endale selles mõttes lubada vähem näiteks mingisuguseid ma ei tea, mustust näiteks või teatud nagu noh, et tegelikult, et kuidagi nagu saavutada mingit tõsiseltvõetavust. Mulle tundub, et nagu sellised ütleme nii sotsiaalmajanduslikult mitte võib-olla nii kindlustatud inimesed peavad tihtipeale tegelikult selles mõttes isegi rohkem vaeva nägema sellega ja neile andestatakse vähem fopaasid. Et mulle tundub, kui ma mõtlen selle mingisuguste rikkamate inimeste peale või mingisuguse 1% peale lausa, siis tegelikult ma arvan, et see, mis neil seal, kas Elon Musk kannab seda oma lolli käppi või ei, et tegelikult mingis mõttes noh, see ei tee mitte, see ei muuda selles plaanis, nagu ta on sümbol küll, eks ju, mis ta kannab peas, aga ta võibki lubada endale mingisuguseid lolle asju samal ajal, kui näiteks teatud inimesed ei saa endale lubada, sest nad võib-olla ei mõju tõsiseltvõetavana, neid ei võeta tööle, neid ei võeta isegi jutule. Et selles mõttes, et kui me räägime sellest eneseväljendusest või eliidi tööriistast, siis ma arvan, et mida rikkam sa oled, seda rohkem on sul mingis mõttes vabadust kanda ükskõik mida tegelikult. Ja kui me räägime jõukamast osast ühiskonnast, siis me ei saa mööda high-end brändidest ja nende hinnastamise põhimõtetest, mis tegelikult suuresti on ju ebaeetilised. Et sisuliselt toodetakse oma tooteid teatud sihtgrupile selle järgi, milline on nende kulutamisvõimekus ja pahatihti ei ole see absoluutselt seotud, ma ei tea, selle toote originaalsuse või selle toote kvaliteediga. Ja muuhulgas, kas te teadsite, et Euroopa seadusandlus lubab sellist võtet nendel samadel high-end brändidel, et nad lasevad oma kotid valmistada Hiinas, tellivad, ma ei tea, 20 000 tükki 20 euro eest, aga jätavad näiteks luku külge õmblemata, õmblevad luku külge Itaalias ja Euroopa seadusandlus lubab sellisele kotile külge panna sildi Made in Italy. Ja nii saabki 20 eurisest kotist 2000 või 5000 eurine kott. Et tundub justkui selline illusioon. Aga kas see mood ei olegi illusioonide nagu müümine või üldse kapitalism on illusioonide müümine, et sa ostad midagi, mille tegelikult väärtus on põhimõtteliselt nagu noh, et sealsamas on all täpselt see kolmanda maailma nagu ja kolmanda riikide nagu ekspluateerimine. Ehk siis kes kõiki neid kotte ja neid H&M asju kokku panevad, on lapsed, naised, kelle töötingimused on täiesti nagu noh, need on nagu põhimõtteliselt orjastatud. Me räägime nagu mingi uuest pärisorjusest, siis see pärisorjus ongi see, et kuskil on mingisugused tehased, kes toodavad meie toredaid neid kõiki asju, mida me siin tarbime, eks ju. Tervitus. Tallinna oli, ma ise shoppan ka siin. Et selliste asjade teadvustamine paneb küll tõesti nagu mõtlema, et mida me tarbime, miks me tarbime ja kellele oma nagu sümboolset ja materiaalset kapitali tegelikult anname. Ja küsimus tegelikult siia juurde ei ole ka selles, et me ei tohiks nendes poodides enam käia, vaid me peaksime esiteks olema sellest teadlikud on ja teiseks nõudma lihtsalt neilt, kes seadusandlasi kujundavad rohkem vastutust. Karin, soovid sa lisada? Ja no, ütleme, mul on selline üks tütardest on olnud selline võitlev kliimaaktivist ja siis ütleme siis, et lähme midagi ostma, siis on mingisugused kohad, kuhu ta ei lähe, et nagu H&M ja muu selle sarnane. Teisalt jälle ma ikka mõtlen, et kohati sul ei ole ju lihtsalt valikut. Et sa tegelikult võid teada seda täpselt, mis seal toimub ja sama on nende töölistega. Et kui sul ikkagi sa tahad midagi süüa, siis võib-olla ongi sul see, saadadki oma lapsed sinna tööle, et tegelikult nagu ega meilgi ju Eestis teistmoodi ei olnud, et lasterohkus oli juba seepärast vajalik, et lapstööjõud oli siis odavam pidada, et mis on tegelikult selline traagiline, aga nii lihtsalt on, et ja tõesti, et see hinnastamine, et tõesti ma olen ka nõus teie mõlemaga, et kohati see on lihtsalt selline meelevaldne kokkulepe, aga et eks see kogu meie süsteem nii toimib, et me oleme nii kokku leppinud, et on selline paberitükk tähendab raha või see tähendab piletit
või noh, mida iganes, et ja kohati just on ju nagu te teate neid uusrikaste anekdoote, et kus siis ka minnakse, ma ei tea, poodi, soovid osta lipsu, küsid, palju see maksab, et ei no nii odavat ma küll ei osta, et tegelikult ikkagi see kohati see kõrget hinda maksmisega sa ostadki staatust, et see tegelikult on ka lihtsalt selline tõik, mida lihtsalt ma usun, tuleb rohkem teadvustada. No ja kiirmoest kõneldes mind isiklikult tegelikult ajab marru see üksikisiku vastutuse aspekt siin, et mingi osa ühiskonnast justkui paneb seda vastutust meie peale. Aga miks te siis seal käite? Kui te seal ei käiks, siis neid ju ei tehtaks. Jah, aga me käime seal sellepärast, et meie ümber on süsteemne ebavõrdsus ja mingitel inimestel lihtsalt ei ole selleks muud võimalust. Teine küsimus on muidugi mingid mõjuisikud, kes neid haule kogu aeg teevad. No see on tõesti vastutustundetu. Aga meil hakkab tegelikult aeg otsa saama ja mina tahaks lõpetuseks rääkida millestki toredast. Ehk siis me oleme täna sellele teemale lähenenud, ütleme läbi sellise kriitilisuse ja nüansirohkuse aspekti. Aga mood ja eneseväljendus on ju ka lihtsalt väga tore ja tõepoolest meeldiv tegevus. Et mis on see, mis teile selle juures rõõmu teeb? Ja millest ilmtingimata nagu süsteemikriitiliselt kõnelema ei pea? Moes jah. Mitte HM-is. Esiteks jah, ma tahaks lihtsalt sekundeerida sulle ja Karinile selles mõttes, et samamoodi täpselt, et kui me asetame selle üksikisiku õlgadele teatud nagu tarbimise, et oi näed, sa käid McDonaldsis näiteks või HM-is, et teatud inimestel ei olegi täpselt muud võimalustki tegelikult, kui et see on ka teatud privileegi pimedus, et kui ma nagu kogu aeg nagu suunan seda tähelepanu või seda nagu vastutust otsima kuidagi üksik inimese õlgadelt, et jah, lihtsalt üks asi, mida ma tahaks öelda, aga mood on muidugi tore, lõbus ja ma selles mõttes olen alati olnud, mulle tundub pigem sihuke ekstravagantne, värviline inimene ja mulle endal, ma ise lihtsalt tahaks näha, vahepeal ma lihtsalt, kui ma kõnnin kuskil Lasnas või Põhja-Tallinnas ja ma näen välja reaalselt nagu paabulind siis ma natukene tunnen, et tegelikult tahaks, et selles mõttes, et mitte nii palju tähelepanu saada, vaid see tähelepanu oleks hajutatum, kui me kõik natuke näeks välja võib-olla nagu New Yorgis vaata, et kõik on friigid, et kõik kannavad täiesti mingi X rõivaid ja samal ajal see on hästi normaalne. Et see ei ole kunagi, see nagu isegi ei eristu läbi selle enam, et ta on nagu, et ongi igaüks kannab, mis ta tahab ja võib-olla seda siukest nagu keha positiivsust on võib-olla rohkem, millest ma ise nagu tunnen, et ma ei ole täiesti jagu saanud, et ei taha ikkagi, ei tihka mingit kõhukesi või mingit siukse asju näidata, vaata. Et seda võib-olla tahaks nagu rohkem julgust, et jälle võib-olla see, sa tahtsid lõpetada mingi positiivsega, aga lihtsalt võib-olla mingi asi, mida ma nagu endas tahaks kultiveerida ja üleüldse mingi ühiskonnas. Et me tegelikult julgeksid iga kord, kui ma näen näiteks mingisugust inimesi, kes nagu klassikalise mõttes ei mahu sellesse standardsesse keha nagu tüüpi või ja ta nagu näitab kõhtu ja kõhukene on ees või kõhuke on väike või suur, mis iganes. Ja mul on alati kuidagi nii, nii vabastav, nii tore ja samas nii ilus tegelikult, et see kehade erinevus ongi ilus, et ma tahaks näha erinevaid kehi linnapildis, teatris, kus iganes, reklaamides, teatrites, no mis iganes, et seda tahaks näha. Ja see, millest sa kõneled, miks sinus see bias nii-öelda tekib on ja minus ka täiesti, ongi ju see, et millise tähenduse me oleme sellele ühiskonnana jälle omistanud. Et jah, aga Karin, positiivne. No, kes nüüd neid õllekõhtusid ületada suudab, aga siis... Need on küll normaliseeritud täiesti. Ilusad ümarad vormid. Nii mehelik. Aga siis ma ise, täpselt nagu ma alustasin, et mina olen väga tänulik, et meil on nii palgelised moeloojad ja kelle siis loominguga loodan ka siis täna õhtul ERMis kohtuda, et tegelikult just see looming ja siis nagu siin see pealkiri on, et tegelikult see eneseväljenduslik vabadus on see, mille üle ma tohutult rõõmu tunnen ja siis ütleme, kannustan seda ka siis märkama ja mõtisklema ja analüüsima ja tegelikult ütleme jõudu tööle kõigile.
kuulge, aga super suur tänu teile ja nagu sellest tänasest vestlusest ilmnes, siis teie kui professionaalsed mõtlejad, teie tööpõli ei lõppe. nii et aitäh, et